täna siis jalatrenn. Panin eilseks tööseeriaks peale, nii palju mahtus. 9 plaati veel. 9x20 parasjagu. Päris kerge on. Saab siin teha siis neid 10 tööseeriad. Parasjagu. Teine tööseeria. Vaatab. Teeb äkki natuke rahulikumat, siis on natukene raske, muidu liiga kiiresti teed, siis jäädki kordu tegema, et tahakski ideaalis alla 10 korda teha, et 8 võiks olla. Aeglaselt tegelikult on ikka tunduvalt raskem. Tuli küll 10, aga ega väga rohkem ei oleks tulnud ka. Teine harjutus. Reie tagasa. Mõtlesin, teen täna siis mõlemat. Nii reie esi või tagasa. Kuulud ilusat häält. Believe. Annab trenni all väikse laksu sisse. Panin eilseks tööseeriaks 60 peale. Polegi sellise raskusega seda masinat kunagi teinud vist. Vaatame, mis tuleb, kas üldse tuleb. See on küll väga raske. Teine jalg ka. Ma ei tea, täna vastupidine. Parem aega tugevam. Kuigi siin oli mingi aeg oli jopp ka siin, aga ei tea, kuidagi praegu ütleks, et selle harjutuse puhul parem jalg oli isegi tugevam kui vasak. Suht hea reie tagaosa harjutus. Teeb seda biceps femurist. Kolmas harjutus. Jalapress. Tein ühe jalaga. Mõtlesin vahelduseks. Esiteks ei pea nii palju raskust peale vaja, sest tüütu. Jalapress on hea masinaga. Juba tüütu on seda raskust ei pea laduda. Võiks olla mingid 50 kettad ka või midagi. 20 ladud on päris tüütu. Panen siis 10 korduseid. Panen äkki isegi natuke raskust juurde. Paneks mõlema poole ühe 20 plaadi juurde. Vaatame, mis siis saab. Ta on veits tööseeria moodi ka või ei ole. 5 plaati ühel pool. Vaatame, mis teha annab. Ma arvan, et peaks jõudma küll. Loodame teha jälle mingi 8–10 ikka. Väga hea.
See oli küll ikka juba hoopis teine asi. See oli nagu tööseire juba. Võrreld selle eelmise korraga. Mõtlesin, et panen siin samas harjutusel kohe säärega peale ära, et jalapressi on hea, et teed oma harjutuse ära siis, või selle jalapressi ära ja siis on hea kohe säär peale panna, et siin on juba raskus peal, et sa hakkad kuskile mujal seda säärt tegema hakkama. Pole mõtet ju. Laod jälle kuskil peale, et siis on hea. Raskus peal. Teod oma säär ära ja ongi tehtud. Ja loodad, et hakkab kasvama. Viimane jalaharjutus täna adduktorlihastele. See on selline, ma ei tea, huvitav harjutus. Teed siin 4-5 järjed ära, siis tunned, kui siin aru ei saa, mis harjutus, kuhu see lihasel läheb, siis kui selle ära teed ja püstutad, siis tunned, et rõve on kõndida. Midagi õuru kokku siit ja lihased on täis. Siin harjutusel tuleb, mina teen alati 2 järjed kindlasti soojendust keerilaskusse, muidu ma lihtsalt tõmban kohe ära selle adduktorlihasena. See on jah selline päris tugev venitus on siin. Siin jah soovitan kontrollitult teha, et muidu liiga järsult lased laiali, siis tõmbab ära ka veel lihased. Päris korralik. Ma teen seda 3-4 seeriat ja ongi hea tänaseks jalg tehtud ka. Vaatame, mis siin pükste all on siis. No, hakkab loomana. Suveks tõmbame siit selle rasvakihi maha ja saab juba asja ka neist poistest. Mis säärt ka näha on. Oi, see on niisugune säär, et jooksja säärna. Jalatrenn tehtud siis ja lõppu nagu ikka siis üritan ikka mõned korrad nädalas kardiot ka teha. Täna on trenn oli nagu oli, tehtud sai. Mingit erilist trenni tuju ja tahtmist ei olnud, aga ära ma tegin ja kohale ma tulin. Võib-olla oleks võinud mõne harjutus veel teha, aga ma arvan, et ikkagi lõppkokkuvõttes võib rahule jääda. Sai kasutada suhteliselt raskeid raskuseid. Nii et see oli seegi vähemalt hea. Ma arvan, meil kõigil on vahest päevasid, kus ei viitsi trenni tulla. Kaasa arvatud ka sul, siis see ära mõtle nii, et vahet ei ole, et ma täna ei lähe, et vaata, mis homme on, et äkki homme on parem, siis lähen, äkki homme lähen ja siis jälle ei lähe. Ja pigem alati, kui tunne tuleb, et ei viitsi trenni tulla, siis pigem mõtle nii, et kui ma ei lähe, siis ei tule midagi. Siis ei hakkagi arenema midagi. Soovid näha jõusalt mingit arengut, siis pead kohal käima. Isegi kehva päev on ja viitsi ei jõua. Käid ära trenni tehtud, pärast on ikka veits parem olla. Et see jah, vahest võib kesta päris mitu nädalat, aga sa ei saa siis olla mitu nädalat kodus ja vassida oodata, millal mul hea tuju tuleb jälle ja trenni isu tagasi on. Vastasel juhul alustad iga kord nullist. Nii et kui tekib jälle selline mõte, et ma ei jõua täna, siis mõtle, et meil kõigil on selline tunne vahest. Aga võitjad ongi need, kes käivad kohal, teevad oma trenni ära ja ei virise. Või noh, viriseda võib, aga trenni tuleb teha. Nii et ma siis jalutan siin 15 minutit. Ei viitsi, ausalt ei viitsi. 15-20 minutit ja ongi kõik, aga ei, teeme ära. Ma tempat ka juurde. Nii et näeme homme juba, homme on juba väga hea päev, homme on rinnapäev. See on juba, mul tõstab see tuju üles, saab vähemalt rinda teha. Jalg oli selline, et see ei ole lemmik. Rind, käed, seal pumba sisse saad, siis on juba oppa, siis on kohe mehe tunne.